tase on enam-vähem sama, välja arvatud siis, kui vahel tuleb siin mõni välisvõistleja, et siis on natukene annab meile särtsu juurde ja siis sel aastal Laima on siis, mis siin salata, on meist kõigist peajagu üle ja eks kui tema on pundis, siis eks tema annab meile niisugust põhilist vürtsi juurde. Suudab meil ilusasti tempot teha, suudab meie mõnusa sellise mugavustsooni ära rikkuda, et teeb meile korraliku sõidu alati. Keerab kõik pea peale. Te olete nüüd maratoni distantsidel ka Eesti meistrid, kuld ja hõbe. Kui oluliselt Eesti meistrivõistlustel on? Minu jaoks on oluline, et ikkagi Eesti meistrivõistlus, et iga aasta on seda järjest raskem saada, et kui ikka kätte saab selle jälle, siis on jällegi väga hea ja mõnus tunne ikkagi. Ei, loomulikult on väga oluline ja samad sõnad, et iga aastaga läheb raskemaks. Ma olen väga rahul, et nagu näha, et tänane kaksikvõitjale tõestas seda, et me suudame ikkagi ennast lõpus kokku võtta ja selle hea tulemuse ära teha. Et minu roll oli täna lahtivedaja olla, et selle ma täitsin, ma arvan, ära, et poisid olid rahul, et tulemus näitab ka seda, ja kui üldiselt hooajast rääkida, siis EMT esimesed 3 kohta on praegult meie käes, et ma arvan, et Pato mitte rahul olla, tiimide arvestuses samamoodi, et eks nüüd loodame, et ka järgnevad võistlused tulevad hästi välja. Ja siin osaliselt on meil ka vigastatud, et Kaspar jälle kukkus kahjuks teisipäeval, et ta ei saanud täna üldse starti. Et Euroopa meistrivõistlustel saadud kukkumistel on siin jada kukkumisi veel otsa tulnud, et Eesti meistrivõistlustel ja ka trennis teisipäeval. Et ütleme, vigastused räsivad inimesed. Samamoodi mul endal on eelmise aasta see lihase rebestus tuli jälle välja, et ma ei ole tegelikult. Ma mõtlesin, et ma tulen poole maa pealt maha, aga siis jällegi see, et mida ma olen oma õpilastele kõigile õpetanud, et kui vähegi suudad, siis ikkagi sõida lõpuni, et ma ei tahtnud halba eeskuju näidata, aga lõppkokkuvõttes ma olen nagu väga rahul, et kuidas meil täna läks ja noortel läks ka, ma arvan, hästi. Ma arvan, et kõik on läinud hästi, kuigi osalejaid on natuke nagu olnud vähem, kui me oleksime arvanud ja oodanud. Aga nagu ikka, täna jälle ilm sponsoriks ja mõnus hea siletee ja ma arvan, et tipp-topp 5 aasta, 5 etapp, kõik hästi. 2 etappi on tulemas, kuhu rullitajad veel oodatakse? Järgmisena on siis augusti keskel Kalevipoja rulluisu maraton ja see siis toimub Peipsi järve ääres juba hea tuntud Kalevipoja rulluisu maratoni nime all. Ja sari siis päädib meil see aasta Tallinna etapiga, mille me hooaja alguses nagu ära muutsime asukohana ja seda me siis peame Tallinnas ja Mähe piirkonnas, nii et natukene käime ühte jalga ka sügisjooksu ja Tallinna jooksumaratoniga, ehk et siis me stardime rulluisumaratoniga laupäeval ja jooksjad siis jooksevad maratoni pühapäeval.